Tartust, Tammelinnast, Pirni tänavalt. Siin asus kunagi botaanikaaed. Praegu aga on siin ilutuba, kus tegutseb jumestuskunstnik Ettel Juuramaa. Olengi mina täna tulnud Etteli juurde, et ära kasutada oma kinkekaart, mille ma sain kevadel sünnipäevaks. Näeb selline ilus välja. Ja sisse on siin kirjutatud siis, et oled oodatud jumestuskunstnik Ettel Juuramaa juurde jumestusse omal valikul. Tere! Tere, Triin! Mis me täna sinuga teeme? No ma ei tea, mis sa arvad? Et no pruudimeiki ei tee, et no see aeg on möödas, aga seoses pruudimeigiga muideks on selline asi, ma kohe tuleb meelde, ma nägin kohe ära, et kui ma käisin küünetehniku juures, et no kevadel paar korda käisin ja siis ootasin seal ja kuulsin, kuidas küünetehnik ja tema klient vestlesid ja mõlemad rääkisid just pruudimeikidest ja küünetehnik oli just abiellunud ja ta rääkis, et tema käis Etteli juures pruudimeigis ja tema klient oli siis just abiellumas ja tema oli käinud proovimeigis ja samamoodi Etteli juures. Ja mina siis kohe rõõmustasin, et tähendab, kui kuulsin sinust, et oma tuttavast, et ja mul oli hea meel selle üle kohe. Aga tähendab, mis sa pakud? Mis sa võiks mulle teha täna? Kuna sul on täna vist palju filmimist, nagu ma aru saan, siis ma soovitaksin fotomeiki. Kuna see on selline matt ja arvestatud just, kuidas valgus ja kaamera ja see välk ja sellised asjad mõjuvad. Et need on väga olulised meigi juures. Et ei jääks nägu läikima ega kuskilt valge ega vastukuma, vaid et nägu oleks ilusti rõhutatud, aga samas nagu kaamerale sobilik. Aga mis meike sa veel pakud? Siis ongi eraldi näiteks pruudimeik, et hästi palju küsitakse, et mis vahe neil on. Ja vahe ongi selles, et kuna pruudid peavad ka piltide peal välja nägema sellised matid ja ilusad, aga samas nad peavad olema väga loomulikud, et siis selle meigi peale, pruudimeigi peale kulub tavaliselt palju rohkem aega ja see on nagu hästi personaalne, et siis saakski, sellepärast on alati soovitatud ka proovimeik, et ma saaksin juba tutvuda pruudinäoga, anda talle soovitusi, mida oma nahaga teha, et tihti on nagu paljudel pruutidel nahk väga kuiv ja siis see võib nagu keteldama jääda pulmapäeval, et siis ma annan neile soovitusi, et kus teha näohooldust ja mis tooteid nagu kasutada ja juba olen nagu tutvunud nende silma ja näo ja kõigega, et selliselt on nagu parem, et see lõpptulemus oleks siis täiuslik. Ja siis ma pakun ka kerget päevameiki, mis on selline väga-väga lihtne päevameik. Kui kellelgi on näiteks töö juures või kuskil tarvis sellist väga tagasihoidlikku meiki, aga samas oleks nagu korrektne ja ilus, et siis ka sellist kerget päevameiki, sellega läheb üsna vähe aega. Ja siis ka kulmude värvimine ja koolitused. Ja saab ise õppida, kuidas ennast ise koolitused viimasel ajal, võib-olla sügise tulekuga kõik soovivad targaks saada, on hästi populaarseks muutunud ja hästi paljud ka ettevõtted tellivad meid, et teevad enda naiskollektiivile koolituse siis minuga. Et see on väga populaarne viimasel ajal, samuti personaalsed meigikoolitused, kus inimene tuleb üksinda minu juurde ja võtab enda asjad kaasa, mis tal on, siis ma näitan talle, kuidas ta neid saab kasutada, mida tal veel oleks tarvis, juhendan teda enda käel, minu käel, et tema siis endale meigi ja õpib kõike tegema. Ja samuti siis saavad kõik kaasa alati materjalid, vahepeal ka mõne väikse kingituse. Aga kena, asume siis tegutsema. Ja lisaks meigile on Etteli juures võimalik saada ka soengut, et ta teeb ka lokke või juuste sirgendamist. Ja mina arvan, et mina sooviks juuste sirgendamist. Nii, sest juuksed on muidu sellised suht metsikud. Et enne siis olen ma selline. Näete vaheprotsessi. Töö käib. Vaata üles. Mis tooteid sa kasutad muidu? Mis asjad need siin kõik on, mida siin hästi palju on? Ma kasutan üldiselt erinevaid tooteid, erinevatelt firmadelt, et mul ei ole üks kindel sari. Ja ma kasutan neid, mis on ära proovitud ja mis on nagu head ja kiidetud. Ja need tooted on nagu hästi varieeruvad, et mõni toode on hästi kallist hinnaklassist, mõni on odavamast. Kasutan ka Eesti tooteid, Ontic Mineralsi ja siis ka tellin endale hästi palju Inglismaalt ja Ameerikast. Põhimõtteliselt sa oled välja selgitanud, mis on parim ja kasutad seda, mis on parim. Ja, vaata veel üles. Ja kuidas sa hakkasid üldse tegelema selle meigi asjaga? Vaata veel üles.
Ma hakkasin tegelikult väiksest peale juba, et mind huvitasid kogu aeg mingi asjad, ema omad ja kõikide sõbrannade omad ja siis ma kogu aeg meikisin ennast ja enda sõbrannasid ja niimoodi ta kogu aeg läkski, et sõbrannad ja siis olid mitmed fotograafist sõbrannad, kes soovisid, et ma nende kliente meigiksin ja kuna nõudlus muudkui kasvas ja mul endal ka huvi oli, siis ma mõtlesingi, et see vist on ette nähtud. Ma pean seda tegema. Ja nüüd on tänane muutumismäng lõppenud. Minul on nüüd kena fotomeik ja sirgendatud juuksed. Ette, mis sa tegid minuga? Ma tegin Triinile sellise suitsusilma, nagu ta soovis, natuke tumedamat ja punase huule ning sirgendasime ka juuksed ja tõstsime veidike juukse juurt. Väga kena tulemust oli. Aitäh sulle! Ja lõpetuseks, et ma loen teile 2 mõtet, mis siin seina peal on. Üks on siis see, et õnnelikud tüdrukud on kõige ilusamad tüdrukud. Ja teine mõte on see, et sa ei ärganud hommikul selleks, et olla keskpärane. Aitäh! Aitäh! Nii suur tänu sulle ette! Ja aitäh, Triin, et külastasid mind! Et jumestuse eest maksis kinkekaartega soengu eest, ma maksan sulle vekslites. Palun! Aitäh sulle! Ja kohtumiseni!